tere hommikust. Tere. Kuidas sinu hommik on olnud? Mina olen juba siin asju olnud, rääkinud juttu inimestega, teinud video ja hästi elanud. Et sa oled hommikust saadik juba tegus? Jah, nagu ikka. Teine kohvi läheb juba. Ja, sul on pool päeva läbi juba. Aga olgu, mina olen Sille, nendele, kes ei tea, ja teisel pool on Remo, kes ei tea. Ja täna me räägime siis, meil on siis teine osa 3-osalisest sarjast, kus me räägime siis sellest, et kuidas valida endale õiget koolitust ja mis teeb ühe koolituse üldse heaks ja kas on niisuguseid koolitusi ka, mis sobivad kõigile inimestele, sest et eks meil on oma ka mingid arvamused ja proovimegi nende üle natukene siis täna arutada. Eelmises esimeses osas siis me rääkisime Priiduga ja jõudsime ka mõnedele huvitavatele järeldustele, et võib-olla ühe koolituse kõige paremaks teeb hoopis võib-olla mitte koolituse sisu, vaid sinu enda valmisolek õppida midagi. Nii et vaatame, kuidas meil see vestlus täna siis Remoga läheb. Ja natuke me rääkisime ka lahingmatkast, mis meil toimub siis nüüd 20. juulil, mis on nüüd juba laupäeval, et kes soovib, siis saab kindlasti liituda. Et see on siis lühike kokkuvõte sellest, mis me eelmine kord rääkisime. Aga Remo on siis meil Combat-Readi üks 2 kaasasutajast ja originaalkoolitajatest. Need originals, et kuidas sa jõudsid koolitusmaastikule ja miks sa arvad, et sind üldse kuulama peaks? Tegelikult ega mind ei peagi üldse kuulama, aga võib. Aga kui ma ütlesin, ühesõnaga Kaitseväes olin pikalt ja tegelikult seal õpetati meid olema instruktorid, kuna minu nii-öelda üks asjadest või oskustest oli lõhkamine, siis ma tegelikult koolitasin ka teisi lõhkajaid, teisi inimesi, kes siis lõhkeainega ümber peaks käima erinevates tingimustes ja siis tänu sellele pidin ma oskama neil seda struktureeritud edasi anda. Käisin lahingkoolis, seal oli kursus ja hiljem lihtsalt praktika, hästi palju praktikat. Siis ma küll ei teadnud, et ma midagi muud ka oskan teha, aga me aeg-ajalt seal alati tegime erinevaid koolitusi üksteisele, ehk me pidime üksteist kogu aeg koolitama pidevalt Kaitseväes ja õpetama. Samamoodi kaitseliitlasi ja üldse võib-olla ka ajateenijaid on ju. Ja samamoodi hästi palju sellist ise osalemist kursustel. Ja nüüd sealt tekkis ikka arusaam, et millised need kursused on, millised on head kursused. Ja seal oli alati 100% ikkagi see, et kõik kursused, kus ma osaleme, olid praktilised. No nagu ma ütleks, et 100% praktilised, aga 100% oli seda praktikat. Ja praktikat just sellega, et käed küljes. Ja me pidime liikuma, tegema midagi rasket, meid pandi proovile, et see oli nagu ise avastamine igal koolitusel, ükskõik mis koolitusega oli. Olgu see klassiruumis, olgu see ükskõik mis asi, et vahel sa ajas ka närvi, et tahtsid lihtsalt istuda tegelikult ja kuulata, aga ei, ainult üks jube praktika ja kogu aeg oli vaja teha midagi, et ei olnud mingisugust lihtsat viisi. Ja ma arvan, et sealt see nagu esimesed kogemused tulid ja siis kui ma tsiviili tulin, siis ega ma ei olnudki mingi koolitaja, et kui me pokkerit mängisime, siis ma hakkasin coach ima või üritasin coach ida endale nii-öelda tuttavaid, kes tahtsid ka pokkerit mängida. Sealt tuli veits sihukest üks-ühele asja, et üksteise treenimist, aitamist. Ja mõtlesime ka luuadel hetkel, et kuidas siis seda mängu õpetada ja ise samal ajal õppisime. Ja siis ma hakkasin kuulama YouTube'ist ja online treening minu arvates ülimalt efektiivne tegelikult. Et mina hakkasin õppima neid äritegemise meetodeid või kuidas olla ettevõtja just internetist. YouTube, Valuetainment on nimi ja Joe Rogan. Ma hakkasin kuulama nende podcast'e ja see oli üks suur õppimine. Ja siis YouTube lihtsalt tasuta keskkond, kus oli Valuetainment, on minu jaoks tegelikult üks kõige suurem õppimise kohti, kus ma saan kõige rohkem ägedaid teadmisi, mida ma siiamaani oma inimestel näitan,
kõik, keda me onboard ime, ma näitan neile paari videot, mida mina kunagi vaatasin, mis mulle hullult hästi meeldisid ja ma sain sealt praktilisi nippe. Nüüd internetis saan lihtsalt teooriat ja võib-olla mingit sorti demonstratsiooni, aga ma ei saa praktiseerida, praktika peab ise välja mõtlema. Aga õppimise juures ma olen täiesti nõus sellega, mis teil ütlesite, et see kõige tähtsam asi koolitusel on inimese enda suhtumine, et see on see, mis muudab midagi. Ja siis, kui ma ise äraõppimise lõpetasin või mitte ise ei lõpetanud ma õppimist ära, aga siis, kui see periood sai läbi ja läksin tööle Milremi, siis seal ma ka olin nii mõnegi koolitusel, mis siis osteti ja sisekoolitustel. Ja seal ma nägin nii häid kui halbu nagu variante sellest, millised on head koolitused. Ja siis mul tekkis ka mõte, et okei, kui nii lihtne on koolitusi teha, et siis ma hakkan ise koolitama algselt. Ja selline kombat Redi peal. Ja siis ma tegin aja manageerimise koolitust ja ma ei tea, kuidas efektiivne olla, kuidas rahadega ümber käia. Eks ma lihtsalt katsetasin igasuguseid süsteeme. Aga eelkõige ma tegin seda enda jaoks, et mul endal oli vaja praktiseerida millegiga. Mul endal oli vaja mingit tööriista, siis ma leiutasin enda jaoks mingisuguseid asju. Ja siis samal ajal ma alati, kui keegi küsis mu käest, et kuidas sa mingit asja teed, siis ma selgitasin neile, kuidas ma neid asju teen. Aga ma samal ajal koolitanud tegelikult. Ma lihtsalt aitasin teisi inimesi, kui neil tundus, et nad nägid, et ma teen midagi hästi, siis ma lihtsalt andsin seda infot edasi. Et tegelikult iga inimene on koolitaja natukene. Et kui keegi küsib teie käest küsimuse, siis te ju üritate teisele inimesele selgitada mingit uut vaatenurka või oma vaatenurka ja see tegelikult ongi koolitamine. Koolitamine on mingisuguse uue vaatenurga toomine uue nurga alt, mille peale võib-olla osaleja ise ei tule. Ja lihtsalt sa oled hästi palju praktiseerinud ja sa tead, mis töötab, mis ei tööta ja kuidas näitlikustada sul hästi palju häid näiteid. Ja siis otsustamegi komatredi teha ja siis hakkasime ka kohe jällegi peaasi see tulla, et ikkagi hakkasime lihtsalt koolitama. Aga siis me juba saime teha seda oma vanas keskkonnas justkui ja vanade tööriistadega, et me lihtsalt tegime täpselt samamoodi, nii nagu me tegime kaitseväes ettevalmistused tunni läbiviimiseks, koolituse läbiviimiseks. Kõik oli ettevalmistus oli väga hea meil, väga põhjalik, meil oli aega ka ja sealt hakkas asi arenema. Ja kokkuvõttes ega me praegu ka midagi teistmoodi tee, et lihtsalt kõvasti näeme vaeva, et ise seda teemat vallata ja kokkuvõttes anname seda edasi nii hästi kui võimalik. Ja nüüd kõige tähtsam osa on inimeste tagasiside, et mida nad kuulsid ja mida nad said. Ja selle põhjal saab teha siis uusi muudatusi. Ja läbi selle on võimalik saada väga heaks instruktoriks. Ainult läbi selle, kui sa liigud kogu aeg edasi, õpid kogu aeg ise, räägid ja kuulad teisi, ehk siis saad tagasisidet ja siis arened. See on ainuke viis, kuidas saada väga heaks. Vahet ei ole milles ja instruktoriks saab ka niimoodi väga heaks. Et kui keegi tahab olla väga hea nõuandja, no siis peab harjutama nõuandmist. Kui keegi tahab olla väga hea kätekõverdas, siis peab kätekõverda. Keegi tahab olla väga hea instruktorist, tuleb instrueerida või proovida instrueerida ja nii see asi läheb. Et see minu kokkupuude, siis ma ütleks selle viimase, ütleks siis 18 aasta jooksul on päris palju olnud vaja seda kõike siis praktiseerida erinevat nurkadelt. Mina nüüd olen olnud peaaegu algusest peale ja ma ei ole küll neid kõige esimesi koolitusi näinud, mis te Martiniga läbi viisite, aga suhteliselt alguse poole. Ja väga lahe on näha, kuidas selle minu jaoks siis umbes 2 aastaga on ka tegelikult selle meie põhikoolituse sisu hästi palju, mitte hästi palju, aga ikkagi väga palju muutunud. Et ma tahakski küsida, et vaata seesama 65, 25, 10% need teooria, praktika ja demonstratsioon on ju. Et kas see põhimõte ongi päriselt tulnud teil sealt oma kaitsetegevusest ja siis, et kuidas see on mõjutanud siis koolituste arengut ja miks? Ja, see tuli puhtalt siukene asi on nagu siukene, kes tahab guugeldada, leida üles ja on olemas siukene asi nagu mingi instructors manual, see on mingi FM, see on USA armee instruktori manual. Ja seal on
et milline instruktor olema peab, mida instruktor tegema peab, mis on tema kohustus, mis on tema roll, kuidas seda teeb, ühesõnaga täismanual on kirjutatud valmis. Ja see manual on kirjutatud 1953 aastal. Ja seal on kirjas seesama 10, 25, 65% teooria. Et ma ütleks seda, et me kaitses olles me ei teinud teadlikult just 10, 25, 65. Ma ei teadnud seda sellist sõnastust. Aga mida me seal tegime, oli see, et meil alati oli tunni lõpu praktika, meil alati praktika oli sees ja kui me kasutasime neid koolituskaarte, mida me kaitses kasutasime, siis meil alati tegime selle järgi ja see andis meile võimaluse ikkagi seda praktikat seal hästi palju teha. Nüüd see oli alguses, mis me tegime ja nüüd me ühel hetkel minu arust, kas Priit kogemata luges või kuskilt seda manuali. Ja ta leidis sealt selle 10, 25, 65. Ja nagu see make'is tegelikult sensi, et see oli see, mis me tegime. Aga me ei osanud seda tol hetkel nagu sõnastada niimoodi. Ja minu arvates selle teooria juures kõige olulisem asi, mida on see just, et kõige lahedam seda selgitada minu arvates läbi selle, et mis üldse on kuidas koolitus efektiivseks saab ettevõttes, kuidas ettevõte oma asju üldse ellu viima hakkab. Ja minu arvates seal tuleb see 10% teooria, 25% demonstratsioon, 65% praktika eriti hästi nagu mängu. Kui sa tahad nagu midagi elus ellu viia, midagi elus muuta, siis kõigepealt sul on vaja teooriat, et okei, kuidas me seda asja muudame. Et okei, meil on vaja mingit uut suunda, et meil on vaja müüki tiimi ehitada, et okei, kuidas me seda teeme? No mingit teooriat on vaja. Hakkame uurima inimeste käest. Siis hea oleks, kui oleks keegi, kes oskaks seda demonstreerida, et kes on seda varem juba teinud. Nii-öelda, kas on mingi inimene, kes on väga edukas olnud selles, kas me saame vaadata, kuidas ta müüki näiteks teeb, on ju. Et vaatame näiteks mingisugust tüüpi internetist, et see on demonstratsioon, kuidas müüki teha selles kõnes. Ja nüüd see ülejäänud asi, mis päriselt midagi muudab, on siis see praktika, et sa pead hakkama praktiseerima seda, siis saad väga heaks. Ja nüüd, kui sul ongi oletame 10 inimest, sa tahad sellest 10 inimesest teha ühte inimest väga heaks või tead kõigist väga heaks müügimeest ja samal ajal mitte keegi müügimees ei ole, siis kes jääb kõige rohkem tavaliselt silma meeskondades? On ikka alati see, kes toob tulemusi, on ju. Ta alati kindlasti jääb silma. Keegi, kes teeb midagi väga hästi. Ehk siis ta demonstreerib tegelikult töötavaid meetodeid ja ta jääb alati silma, sest et ta tulemused on head, ta on edukas, ta teeb mingeid asju. See on see, mida ta näeb. Ja nüüd, kui keegi näeb mingisugust head tegevust, mis on kasulik, siis see on ju see, kus me tahame õppida. Okei, ma näen, see on eeskuju, hea eeskuju. Ehk siis tegelikult me saame teooria koolituselt, aga nüüd keegi peab minema ettevõttesse ja hakkama demonstreerima neid uusi oskusi. Ja läbi selle on võimalik hakata siis teistel ka nagu praktiseerima, et ta hakkab praktiseerima, demonstreerima ja veidike rääkima teooriat. Aga see, mida vähem kui sa räägid ainult teooriat, siis sa jätta vähe abi, sa pead ise tegema neid asju. Ja eile juures Renega tegime selle isad-pojad koolituse tutvustus podcasti ja seal samamoodi, et mismoodi on lapsi kõige rohkem mõjutada läbi eeskuju. Et mis on nagu isa roll on olla eeskuju oma lastele ja kuidas seda kõige paremini teha. Kui sa tahadki, et su laps ikkagi käiks trennis, siis hakka ise trennis käima. Kui tahad, et su laps loeks raamatuid, siis loe ise raamatuid. Ja seal oli minu arvates see sama asi, kui ma käisin Saaraga, hästi väike oli, käisin seal Ott Leplandi ema juures, käisin mingisuguses ringtreeningus. Ja mis seal õpetati meile? Lapsed jooksid lihtsalt ringi ja vanemad pandi ringi mängu mängima. Kes sa aias, lihtsalt mängisime. Vanemad üli awkward, üli nõme. Lapsed lihtsalt jooksid ringi, nad ei mitte midagi. Siis ma küsin, mis me teeme siin, et ega meie ei pea mängima ju. Ja siis see proua ütles, et ei, vaadake nüüd, teeme 3 korda niimoodi. Ja vaadake, et varsti lapsed teevad seda sama asja, mida teie siin teete. Et sellest, et te ütlete neile, et tehke neid asju seal, sellest on mingi kasu. Aga see, kui te ise näitate ette ja mis juhtus 3 treeningu pärast, lapsed tegid ise neid mänge. Nad tulid ka seda fun'i tegema, mida vanemad teevad. Ja minu arvates täpselt samamoodi see muutus toimub igal pool, et me võtame neid eeskujusid endale ja läbi need eeskujud me muudame oma käitumisega paremini. Ehk siis koolitus on võimalik just koht, kus saada teooriat, mingit sorti demonstratsiooni. Ja nüüd on vaja minna praktiseerima, demonstreerida neid meetodeid tegelikult teistele ja lõpuks rääkida inimestele nii-öelda ka veidi teooriat. Ehk siis see käib lahedalt pidi. Koolitaja vaatest see toimub niimoodi, et ma räägin teooriat, ma näitan demonstratsiooni ja panen nii praktiseerima. Nüüd organisatsioonis on see, et ma hakkan praktiseerima
läbi selle ma hakkan demonstreerima ja kui inimesed näevad, et ma demonstreerin, siis ma hakkan rääkima neile ka teooriat, sest teid hakkab huvitama. Selle ma mõtlesin just praegu välja. jah. Seda ma varem ei teadnud, see on hea mõte. Ja ma seda sind kuulates mõtlesingi selle sama asja peale, et vaata, see on see mingi vana ütlus juba, et be the change you want to see in the world, on ju, et kui ma kunagi seda kuulsin, siis ma mõtlesin, et nii ilus tsitaat, aga nagu päriselt ei ole aru saanud, mida see tegelikult tähendab, on ju. Ja praegu siin kombetuuris ka nagu tegutsedes ja neid põhimõtteid igapäevast rohkem nagu sellega kokku puutudes, siis ma saan tegelikult aru, et kuna kõik ütlevad, et ma tahaks, et see inimene oleks niisugune või et too käituks niimoodi, siis mida me siin oleme juba vanemaks saanud oma ringkonnas ka räägime, et et inimesi ei ole ikkagi võimalik õpetada ja muuta ja et siis lähed juba pigem tülli, kui sa hakkad seal õpetama ja et tegelikult see läbi eeskuju õpetamine ongi kõige parem viis, kuigi ta on võib-olla tihtipeale aeglane, on ju, et sa ei jõua ära oodata, et millal see inimene märkab, et see, miks tema teeb, on vist päris hea või mõjub talle hästi ja võiks mulle ka nagu hästi mõjuda. Aga tihtipeale ongi see, mida sa võib-olla ka ilmselt nõustud, ongi see, et kui meie läbi eeskuju õpetame inimest, siis lõpuks see teine inimene, kes hakkab enda käitumist muutma, tema arvab, et ta tuli selle mõtte peale ise, mitte et mina teda õpetasin, vaata. Ja see on kõige parem viis, sest et siis ta justkui oli nagu iseenda selle muutuse. Ja kusjuures ta tegelikult ju tuligi ise, ta nägi sinu eeskuju ise. Ta nägi sinu eeskuju ise ja nüüd ta tuli su käest küsima, et kuule, kuidas sa seda teed. Ja siis sa võid ju rääkida ka, kuidas sa seda teed. Ja minu arust see ongi see, et jah, võib-olla keegi tahabki mingisugust kiiret muutust, aga kiiresti ei muutu mitte midagi. Niikuinii, et see on shortcut, see klass pole olemas, et iga asi, mis võtab aega, ongi see, kui sa tahad efektiivset lahendust, siis võtab aega. Lapse kasvatamine, kas saab lapse kasvatada ülikiiresti, ma ei tea, normaalselt sööma laua taga? Ja saab küll, tee ainult seda 2 trikki ja siis laps sööb perfektselt sul. Kas saab last perfektselt õpetada õppima? Ei saa. Kas saab teda õpetada ühe päevaga, ma ei tea, vooditele tegema, tuba koristama, vastutust võtma, emotsiooni kontrollima, kõik need asju? No ei ole võimalik, et see võtabki aega. Ja kui sa tahad seda, et see oleks nagu pikaajale efektiivne ka, siis ta peabki laskma tal ise avastada, ise õppida ja täpselt samamoodi tegelikult meeskonnaga. Et ma nii üllatusin eile sellest, ma ei üllatunud, ma teadsin, aga ma ei olnud Renega nagu rääkinud varem sellel teemal nii pikalt, aga põhimõtteliselt oli lihtsalt täpselt sama asi, mida me räägime igapäevaselt, mis on jumala lahe. Et laste nii-öelda kasutamine versus meeskonna kasutamine, seal väga palju vahet ei ole. Jah, no lapsed on ka sinna meeskonda, on ju. No, absoluutselt. Väga äge. Ma tahtsingi küsida selle, meil on nüüd 2. augustil tulemas meie kõige teoreetilisem koolitus nii-öelda, kui nii saab öelda, on ju. Ja nüüd, kui selle algust vaadata ja nüüd seda, missuguseks ta on ka muutunud, siis ta on jälle ajas muutunud palju praktilisemaks, kui ta oli alguses. Et kas sa natukene räägiksid, et mis on selle nagu muutuse põhjustanud sellel samal toonil nii-öelda? No selle põhjuse on põhjustanud see, et ma arvan, et me alguses olime nagu rohkem nagu lektorid. Sest et lektor on lihtsam olla kui moderaator. Ehk siis lihtsam on rääkida inimeste ees, kui panna nad tööle. Täpselt samamoodi nagu on lihtsam rääkida oma meeskonnale teooriat, kui nad tööle panna. Et see on samamoodi, on ju, et ma võin rääkida igasugu asju inimestele, aga see, et ma ei pea rääkima, panen nad tööle. Ma pean nagu panema nad tegelema ja hajutatud juhtima. Ma pean panema juhtima iseennast, on ju. Ja nüüd, kuna alguses teooriat on lihtsam õppida ja meil ei olnud ka meetodid nii häid, me avastasime seda maailma, siis me lihtsalt katsetasime. Ja nüüd selle katsetusmeetodi käigus, kuna meil tuli hiljem veel lahingumatk, on ju, siis me hakkasime tegema mitterelvadega praktilisi harjutusi. Siis me saime Echelon Frontiga nii-öelda omavahel partneriteks, siis me saime sealt hunniku teadmisi juurde ja praktilisi harjutusi. Mis tähendaski seda, et me nüüd saime neid kombineerida omavahel ja teha seda päris praktilisemaks kasutada, et põhimõtteliselt
me tahame vähendada oma osa sellest päevast. Ehk siis me ei taha olla need, kes räägivad, me tahame, et inimesed, kes tulevad koolitusse, nemad teevad tööd. Nemad on need, kes teevad kõige suurema osa. Meie aitame neid lihtsalt läbi meie tööriistade. Alguses meil polnudki tööriistasid. Me ei teadnud ju, mismoodi asja teha ja siis läbi selle me nii-öelda SOP-stasime või tegime protseduuris kõik asjad ära ja nüüd ongi tänu sellele see just vastavuses selle meie filosoofiaga, sest me näeme lihtsalt, praktika on see, mida inimestel vaja on, mis neil puudu on. Ja isegi see teooriakoolitus ongi, et tegelikult seal on täpselt sama põhimõte. Lihtsalt see praktika ei ole põllu peal. Et see ei ole nagu, aga seal on ka samamoodi harjutused, mis toimuvad ikkagi väljas. Et kuigi see on teooriapäev. Et mida me seal teeme, on ju, eneseanalüüsi teeme, see on ju iseseisev töö. Ma ise mõtlen iseenda asjade peale, siis me teeme grupiarutelusid, kus te omavahel meeskonna liikmetega või osalejatega arutate erinevaid asju, siis teil on võimalik ise seal presenteerida teatud mõtteid, on ju, et kuidas üldse sõnastada asju, ehk siis kommunikatsiooni parandada, see on praktika. Siis me teeme harjutusi, kus me määrame teid juhi rollideks, teil on võimalik juhtida teisi inimesi mingite harjutuste sees. Siis, mis veel? Et neid selliseid praktilisi tegevusi on tegelikult hästi palju seal erinevaid, et ei ole see, et me oleme klassi ees ja räägime või et isegi ei ole see, et mina räägin ja teie räägite omavahel, vaid ei, on segu erinevatest asjadest ja me oleme siis üritanud teha oma koolituse selliseks, et ei hakkaks igav, et ei ole ainult ühe nii-öelda koeline pidevalt, et ma ei tea, silmad vajuvad kinni, et ei, vahepeal on vaja püsti tõusta, vahepeal on välja minna, vahepeal on vaja nii-öelda liigutada ennast, veri läheb käima, siis me istume maha, siis me kõnnime natukene, siis me istume jälle, siis me jälle kõnnime natukene, siis me istume jälle, on ju. Et oleks võimalikult dünaamiline ja võimalikult erinevaid, ma ütleks siis meie sensoreid, silmad, kõrvad, suud, jalad, kõik asjad, et võimalikult palju erinevaid sensoreid kasutada saaks inimene, et saaks seda informatsiooni läbi erinevate siis, ma ütleks, läbi erinevate kehaosade endasse ammutada. Et see ei ole igav klassiruumi koolitus, kus sa ainult kuuled terve päev otsa seal kinnises ruumis ja mõtled, et tahaks juba kohvipausile või midagi minna. Ja, et ma arvan, et seda tunnet ei teki üldse, et see päev läheb nii kiiresti, et sa ise ka ei saa aru, kui kiiresti see päev läks. See on meie tagasiside lihtsalt klientidelt, mitte minu enda välja mõeldud asi. Tahtsin sihukest huvitavat küsimust küsida, et kui sa oled see inimene või koolitaja, kes räägib teooriat, nagu sa ütlesid, siis teooriat on väga lihtne edasi anda. Me kõik oleme teoorias tugevad, on ju, me teame küll, kuidas asju peaks tegema, on ju. Ja siis demonstreerimine on juba niisugune poolik ja kedagi teist veel õpetada, suunata seda tegema, siis see võib ikka väga nihu teinekord minna, sest me ei pruugi julgeda seda teha ja mis iganes seal taga on. Et kui nüüd on need praktilised harjutused, ükskõik missugusel meie koolitusel, on ju, siis kas on tekkinud mõnikord niisugust olukorda, et inimene, kes on selles harjutuses, küsib või teeb midagi niisugust, millele ei oska vastata või nagu ei ole seda õiget lahendust osanud pakkuda. Et kas need asjad, mida teie või meie siin koolitustel õpetame, kas nad on tõesti nii universaalsed, et saab kõigele mingisugust? Ma ütleks, et on tekkinud küll kohti, millele võib-olla on keeruline vastata. Et ei tule kohe selle peale, et kuidas seda probleemi lahendada, sest mõni probleem ongi sügavam, dünaamilisem, et siis ei oska leida nagu seda õiget järgmist sammu. Aga nagu ma ütleks, et 90% ajast, kui ma ei saa aru, siis see ei ole sellest, et sellel pole lahendust, vaid on see, et me lihtsalt ei mõista üksteist. Et meie kommunikatsioon või küsimused püstitus on lihtsalt segane ja ei saa aru. Ja siis on võimalik seda selgitada. Ja nii kui me selgitame, siis siiamaani me ei ole nagu hätta jäänud kusagil ühegi küsimust vastusest. Enamasti ikkagi mured ja probleemid on hästi samasugused kõigil. Et ei ole väga unikaalsed ja universaalsed probleeme, mis on loomulikult võib-olla nagu inimesed arvavad, inimesed tunnevad
mina kaasa arvatud, et oi, mul on väga unikaalsed probleemid ja mul on raske vahepeal, aga tegelikult see on kõigil täpselt samamoodi. Või väga sarnane, siis ütleme niimoodi. Ja selle tõttu ka tegelikult need väga tihti siuksed olukorrad nagu ei teki, et alati on olemas mingi lahendus ja kuna me ei räägi mingit perfektsetest lahendustest siin, siis alati on meil võimalik leida see järgmine samm ja ka järgmine mingisugune nii-öelda tegevus. Ja kuidas me sellele jõuame, on see, et kui aru ei saa, siis ma küsin küsimusi, et täpsustavaid küsimusi, et luua palju rohkem konteksti, et mida üldisem on küsimus, seda üldisem on vastus. Mida konkreetsem ja täpsem on küsimus, seda konkreetsemalt täpsemalt saab seda hinnata ja lihtsalt on vaja aeg-ajalt küsida küsimusi juurde selle jaoks, et saada aru, mis see ümber see kontekst on. Ja siis hakata mõtlema tagasi, kuidas mina ise selles olukorras käituksin. Et see on nagu kõige lihtsam viis ennast seal selles olukorras teha, sest et ma võin öelda, et üsna suure tõenäosusega see, kuidas me käitume ükskõik millises olukorras on üsna okei lahendus. Ja just arvestades seda, et me oleme nii palju seda mõtteviisi harjutanud, nii palju rakendanud, nii palju praktiseerinud, et tõenäoliselt see kõige parem vastus ongi see, mida ma ise teeksin selles olukorras. Ja nüüd see on see esimene nagu nõuanne, mida saab teha, mille alusel on võimalik selgitada lahti see kontseptsioon, et miks sina seda midagi teed siis. Eks see on pidev selline tükkideks võtmine, tagasi arutamine läbi iseenda näite, et paned ennast sellesse olukorda ja siis mõtled, et okei, mis ma teeksin? Kuidas ma seda olukorda lahendaksin? Et mida nagu meie selle antud koolitustel teed, me kohati kasutame küll coaching ut ja coaching all mõtlen seda, et me küsime küsimusi ja ise vastuseid anna. Aga antud kontekstis me toome ikkagi juurde ka oma näited, oma konteksti, oma mõttekäigu, sest mis on meie koolituse ju ka mõte ei ole mitte see, et me ei taha sulle öelda, mida sa pead mõtlema, aga me näitame, kuidas me mõtleme. Ehk siis kuidas mõelda ja kuidas mõtlemise juures on ikkagi vaja meie poolt ka seda demonstreerida, kuidas me siis mõtlen. Ja see on nagu üks pool, ma arvan, kus kohast see nagu välja tuleb ka. Kadrian küsis, et mida sa koolitusel teed siis, kui sellel hetkel, kui sa ei oska vastust kohe anda? No väga lihtne on see, et kui ma ei oska vastust anda, siis esiteks ma küsin selle inimeste käest, kes seal koolituse ruumis on. Et kas keegi hakkaks arendama seda mõtet? Et kas kellelgi on enne, kui ma ütlen, et ma vastust ei tea, siis ma lasen grupil, annan grupi võimalusele. Et okei, see on hea küsimus. Kas keegi tahaks vastata sellele või kas keegi tahaks avaldada arvamust selle küsimuse osas? See annab mulle aega veits mõelda. Ja samal ajal väga tihti ikkagi keegi hakkab mingi nurga alt midagi vastama. Ja nüüd, kui keegi hakkab mingi nurga alt vastama, siis see avab minu mõtteid uuesti. Ja kui me nüüd lõpuks ikkagi ei jõua selle küsimuseni ja see ongi siuke kontroversiaal, kus keegi ei olegi seda nii pidi mitte kunagi küsinud, siis kuule, ma ei oskagi vastata hetkel, et see on väga hea küsimus ja ma kirjutan selle ülesse ja ma tulen tagasi selle teema juurde, et kui mul nüüd on paar pausi, siis ma võin minna pausi ajal. Näiteks mina lähen ja uurin väga lihtsasti ChatGPT käest. Ma lähen vaatan mõnda videot, mida Patrick Bet-David sellest arvab, mida Jaco sellest arvab. Ja siis mul on võimalik rääkida ka oma instruktoritega, mida nemad sellest arvavad. Ja siis mul tekib arusaam sellest probleemist. Ja ma võingi öelda, et neid küsimusi ei ole väga tihti esine, sest et neid küsimusi, mida meil küsitud on, need on sadades juba nagu erinevad nurga alt ja enamus asjad ikkagi lähevad üht samasse auku. Aga see oleks minu nagu course of action, et lühidalt kõigepealt lasen grupil arutada või mis su enda mõtted on, siis vaata, kas see asi avas mind veidikene, nende jutt. Ja kui ei avanud, siis ütlen, et väga hea küsimus, panen kirja ja tulen peale pausi tagasi. Kui peale pausi ka ei leia vastust sellele, siis ütlen, et me arutame pärast meeskonnas seda ja saadame eraldi kas Loomi või e-maili ja vastame läbi selle. Teeme eraldi siis podcasti põhimõtteliselt selle teemal, kuna see on lihtsalt nii hea küsimus. Et see on see põhimõtteliselt, kuidas ma seda teen. Et ei pea kartma teistelt inimestelt nõu küsida, et mitte keegi meist ei ole ideaalne ja täiuslik. Nagu, me oleme kõik ideaalsed ja täiuslikud oma juba täiuses, aga et me ei pea kõikidele sellele vastuseid teadma. Et see, kui tihti mina ei tea, mida teha järgmiseks, see on päris tihti nagu. Et ma lihtsalt tean seda, et
sest et ma lihtsalt teen parima arvamuse, parima nii-öelda järgmise sammu, mida ma arvan, et võiks teha, mis võiks anda mulle järgmise informatsiooni ja neid väikseid samme ma saan kiiresti teha. Et kui versus see, et ma teen hästi suuri otsuseid kogu aeg, et jah, lihtsalt väikeste sammude kaupa liigu ja kuula. nii, aga nüüd siis tulles tagasi koolituste olemuse juurde, ma panin tänase laivi üheks küsimuseks niisuguse intrigeeriva küsimuse, et kas see üks koolitus saab sobida kõigile inimestele? ei, Miks? kindlasti mitte. No Kui see on selles nii mõttes, tore, et mida okei, me- küsime, Noh, mõtleme selle peale, et kuidas me defineerime, mis asi on sobimine. sellepärast see küsimus ongi niimoodi esitatud, Jah. et sa saad Ja Jep. et põhimõtteliselt ongi see, et kuidas me defineerime sobivust, et kas sobivus tähendab seda, et see meeldib mulle. Kas sobivus tähendab seda, et ma saan seal laiselda, kas sobivus tähendab seda, et ma saan sealt uut teadmisi, kas sobivus tähendab seda, et see vastas eesmärkidele, kas sobivus tähendab seda, et see nii-öelda need näited on need, mis mulle mõjuvad. Kas see sobivus tähendab seda, et see instruktor on sümpaatne ja läheb kokku ja meil on ühine taust selle kuulajaskonnaga. Kas see läheb peale, kas näiteks see on nagu naissoost ettekandja või meessoost versus siis publik. Et nagu neid nüansse on nagu nii palju ja kindlasti on olemas inimesed, kes leiavad midagi, mis ei sobi. Nii et by default ma ütleks, et ei sobi kõigile. Nüüd, kas see sisu, millest me räägime, võiks toimida iga inimese juures, seda ma võiksin küll öelda, et jah, toimib küll. Aga kas see meie meetod, kuidas me anname edasi, sobib kõigile? Ilmselgelt mitte. Et me ei oska seda kõigile sobivaks teha, et see oleks võimatu. Aga kas need põhimõtted, mis me räägime, minu arvates, minu kogemuse põhjal ja mis ma näinud olen, et kas need asjad, kas neid asju saab rakendada iga inimene igal pool? Jah, 100%. ma umbes süükast vastust ootasingi, et ei ole võimalik ühte asja, mis teoreetiliselt ka mingid, ma ei tea, toitumised või trennid ja asjad on ju, et ei ole võimalik seda asja pakendada niimoodi, et iga inimene oleks võimeline seda vastu võtma ja ei tahakski, sest et siis sa kaotad ära kogu oma selle olemuse ja loomuse, siis sa nagu vormid ennast teiste inimeste järgi. Pluss lisaks sellele veel on see, et kui sa tuled, käid selle, ma ei tea, selle meie klassiruumi praktilise koolituse läbi, siis see annab sulle ühe vaatenurga. Ja nüüd, kui sa tuled teise formaati, mis on näiteks FTX või lahingvatk, siis sa näed neid samu printsiipe teise nurga alt. Ehk siis kokkuvõttes on see, et see sobivus on võib-olla selline sõna, mis ei tähenda seda, et sa ka arendad või mitte. Et kas see mulle sobib või mitte. Et me tahamegi tegelikult katsetada erinevaid nurkasid, erinevaid koolitajaid, erinevaid vaatenurkasid, et vaadata seda sama teemat võib-olla, et kuidas juhtida teemat erineva nurga alt. Ja see on see, mida ma arvan, tasub katsetada. Et isegi kui sa lähed vaatad seda oma ühte teemat, vaata erinevat formaati, sest et meie online akadeemia lisab ka oma rollimängudega hoopis teise vaatenurga kui iga meie nii-öelda live koolitus. Iga asi lisab oma nüansse, igal asjal on omad nii-öelda head ja vead, on ju. Aga kui nüüd, ma ei tea, kuulab meid keegi, kes ei ole väga tegelikult kursis sellega, mida meie koolitusel üldse õpetatakse, siis 2. august juhtimise põhimõtted lahinguväljal teooriakoolituse nimega siis ülim vastutus, mis on väga ka intrigeeriv nimi tegelikult, ülim vastutus. Et mida siis tegelikult sellelt inimeselt, mida see inimene sealt koolituselt saab, et mis, sa lugesid üles küll, on ju, mis harjutusi meil seal teeme, aga kui nüüd nagu üldistada, mis selles inimeses avardub või mis teadlikkus temast tekkida võiks selle koolituspäeva jooksul? Ja ma arvan, peame muutma seda mõtet, et me ei kasuta seda enam kunagi seda, et see on teooriapäev. See on teooriapäev. Et me peame kuidagi mõtlema enda jaoks paremini välja, kuidas me seda sõnastame, sest et teooriast on hästi kaugel. Ma olen ka üritanud siin kuskil ikka praktiline teooriapäev panna, aga võib-olla see on ikkagi hirmutav. Et igal juhul see, mis sealt avardab, on see, et sa saad ühe raamistiku, mis on hästi lihtne, ülekantav igasse eluvaldkonda.
see on tulnud lahinguväljalt, sellepärast see ka töötab nii-öelda inimeste juhtimise poole peal ja meeskonnatöö juures. Me oleme näinud igalt nurga alt. Eks saad tegelikult omale ühe süsteemi, ühe ratta, millega on võimalik sõita siis juhtimise maailmas, suhete ehitamise maailmas, meeskonnatöö maailmas ja seda kasutada kodus tööl ja ükskõik millises kommuunis enda juhtimise jaoks või teiste juhtimise jaoks on ju. Ja kui me rääkida nagu otsesemalt, siis mida me seal teeme, me analüüsime seda läbi iseenda, meil on olemas teatud tööriistad, mis jäävad ka teile, teatud küsimustikud, mida teil on võimalik iseenda kohta küsida ja siis kuidas siis praktiliselt näiteks tagasisidestada. Ka selline oskus tuleb teile, kuidas teha kokkuvõtet debriefi on ju peale seda, kui te midagi ära teete, siis kuidas probleeme lahendada. Ükskõik milline probleem on, kuidas nagu probleem saada liikuma. Võin garanteerida, et ükskõik mis probleem teil on, te saate selle valemi, kuidas panna probleemid liikuma. Te saate selle teadmise, kuidas seda kindlasti teha nende tööriistade järgi ja siis kuidas võtta vastutust. Ja see on üks osa sellest ka, kuidas ehitada suhteid ja ehitada meeskonnatööd, kuidas juhtida, et reaalselt millised on need sammud, kuidas vastutust päriselt võtta. Mismoodi see välja näeb, kuidas see kõlab. Sest kõik räägivad vastutuse võtmisest, aga okei, kuidas seda siis päriselt teha ja selle jaoks on ka omamoodi tööriist meil siis teatud järjekord, teatud checklist. Ja lisaks on võimalik siis küsida meie enda arvamusi, ehk siis me antud koolituse puhul on ju ka võimalik lihtsalt meiega seal suhelda, me oleme seal pikemalt, et võimalik liituda õhtus sööma meiega on ju. Samamoodi küsida neid küsimusi, mis iganes on teie need vaatenurgad. Me saame tuua lihtsalt teile oma perspektiivi täiesti nagu siis võib-olla teisest vaatenurgast, et kuidas meie mõtleme. Et iga inimene mõtleb erinevalt ja kui sul on olemas 10 inimest, kes mõtleb erinevalt, siis küsida tegelikult erinevad vaatenurksid ja ma tean seda, et meie inimesed on hästi enesearengule orienteeritud ja hästi palju on neil kogemust just meeskonnatöös ja ka edasiandmises, ehk siis vahet küsimusega tulete. Ma usun, et me leiame teile, kui meie teda aitasa, et me teame kedagi, kes saab aidata. Et kui hästi tobedalt lihtsustada, siis ühtepidi see on meeskonnakoolitus ja teistpidi see on enesearengu koolitus. Jah, sest et meeskonna areng hakkab minust pihta. Minust pihta, täpselt. Ma küsin nüüd selle intrigeeriva küsimuse, mis ma küsisin ka Priidu käest, nii lahe oli seda vastust vaadata, et Priit sai ju eraldi meil selle aastakoolitaja eripreemia ja teie siis Martiniga saite aastakoolitaja esimest korda tiitli, et mis sa arvad, miks te selle saite? Sellepärast, et ma tean, ma ei arvagi, ma ei teagi, miks, aga ma tean, miks, sest et meie poolt hääletati rohkem hääli kui teiste poolt. Ja hääletamist tegid meie kliendid järelikult. Miks nad hääletasid? Ma arvan sellepärast, et see, mis me tegime, oli intrigeeriv teistmoodi ja sellel on jumet ja see, mis me räägime, make ib sense ja lihtne, loogiline ja inimesed, kes meie koolitustel on käinud, neile meeldib see lihtsus, neile meeldib see loogika, neile meeldib see rakendatavus. Ja kuna see läheb neile korda, siis ma usun, et sellepärast nad hääletasid. Ja sellepärast me tegelikult saimegi selle. Ja mitte mingit muud põhjust seal polegi, et me suutsime nende koolitustega inimesi panna meie poolt hääletama, sest et me tekitasime neis usutavale tunde ja oleme nüüd seda jätkanud. Ja Priit on nagu nii-öelda teine hea näide selle juures, sest et kui ta meie juurde tuli, siis ta ei olnud meie instruktori asjadega nagu väga palju kursis on ju. Ja nüüd ta ikkagi tuli ja hakkas koolitajaks ja palun väga, töötab see süsteem järelikult, mis me teeme. Et ma ei oskagi midagi muud öelda, et kliendid arvavad, et töötab. Ise tunneme ka, et töötab. Ehk siis nende jaoks, kes hääletasid, oligi see koolitus ja koolitus. Jah, et see täitis ära ka eesmärk, jah. Kas te tahaksite midagi veel lisada selle kohta, et mis siis teeb ühe koolituse heaks? Ma arvan, et see ongi see, et see on eesmärgipärane, see peab olema praktiline, see peab olema kaasav, see peab olema raske
Mis veel? mulle hullult meeldib see raske. Võib-olla see ei ole alati hea sõna, aga selles mõttes nagu väljakutsuv või ongi see Mhm. tegevustsoonist välja viiv, et ma olen nooremana pikalt olnud see inimene, kes hea meelega läheb ainult teooriaruumi, kuulab selle ära ja seal kuskil tagapingis ja siis lähen koju, onju. Et kui midagi väga-väga kriibib, siis mõnel üksikul korral olen kunagi julgenud, et tõstan käe püsti ja küsin ka, onju. Aga Mhm. millegi tegemine ja siis justkui nagu eksimine tundus noorena nii hirmutav ja ma ei saa öelda, et mulle see veel lõpunigi veel, võib-olla ei olegi elu lõpuni see lõpuni mugav, onju, sest sa teed Mhm. midagi uut ja teistmoodi, aga kuidagi ajas see arusaamine, et läbi praktika sa ju saadki paremaks ja läbi praktika sa ei tunne enam seda halba tunnet, mida sa enne tundsid, sest sul ei ole seda kogemust, sa oled nagu kogenematu, onju. Et selle arusaamani jõudmine on minu meelest hästi lahe ja ma väga julgustan kõiki inimesi, kes on ka nagu pigem siuksed, noh, et lähen kuulan teooria ära või vaatan Youtube'i ja siis nüüd olen tubli, onju, et tegelikult sellest ei piisa ja tõenäoliselt suurem osa inimesi, kellega me kokku puutume ja kindlasti ka meie koolitusel osalejad on tegelikult siuksed inimesed, kes hoiavad seda positiivset ruumi, et sa saaksid seal areneda ja kasvada ja seda nii-öelda viga teha, sest et see on täiesti normaalne osa protsessist. Et julgeda rohkem praktiseerida ja vigu teha. Ja ma arvan, et ongi seesama, et ei ole mõtet rääkida nagu ideaalidest, on vaja rääkida sellest, kuidas sa päriselt siis neid asju elad ja see ongi üks hea asi, mis meie puhul on see, et me ise rakendame samu asju ja neid päevi, mis ei ole perfektsed. No, palju neid on? Kõik päevad. Kunagi ei ole ideaalne. Aga mida see annab, lihtsalt annab mingisuguse struktuuri, annab sulle võimaluse ja kontrolli, et sa tead, et kui ma hakkan midagi tegema, siis ma saan vähemalt liikuma ja ma ei jää kinni ja elu läheb edasi ja kõik need muud asjad, mis siin juurde lähevad. Ja et ma tean, et mul on olemas need tööriistad, et kuidas ennast arendada, kui peaks vaja minema. Et kui mul on vaja naela seina lüüa, siis ma võtan haamri. Ma tean, et haamer on olemas. Kui mul on kruvi vaja keerata, siis ma tean, võtan kruvi keeran kruviga. Ja see praktika seal juures ongi oluline. Ja sellepärast see peabki olema nagu raske ja väljakutsuv on ilmselgelt nagu parem sõna. Ja kui see seda ei ole nagu, noh, siis mis sa sealt eeldad siis saada nagu? Et teooriat on lihtne kuulata ja minu arust üks hea näide sellest, et mida me ootamegi tegelikult nagu rohkem praktikuid, ma ütleks. Inimesi, kes tahavad praktiseerida ja õppida ja teha oma elu paremaks või oma organisatsiooni elu paremaks. Et see kõige parem minu arust näide on ka meie tasuta seminar, on ju, mis on online'is. Nüüd, see on ka hästi praktiline. Ja paraku kuulata oleks palju lihtsam seda, kui teha praktiliselt kaasameelega ülesandeid. Mida ma näinud on see, et jah, meil on võib-olla paarsada registreerijat seal, on ju. Aga nii kui me hakkame praktikat tegema, siis enamus jookseb minema nagu. Et jääb alles võib-olla 50, võib-olla 40. Ja millegipärast see praktiline osa lihtsalt on midagi, kus sa pead kaasa tegema, sa pead mõtlema rohkem, see paneb sind rohkem proovile. Lihtsalt autos ette kuulata, see on oluline ja läbi selle saab ka õppida, selles ei olegi küsimust. Lihtsalt kõiki asju on pagamisel, et ainult teooriast ei piisa. Ja mulle praegu meeldis väga, mis Kadri Jansen kirjutas, et praktilisel koolitusel sa ei saa niisama tagapingis oma mõtteid mõelda, sa peadki kuulama, et sa pärast kaasa oskaksid teha. Et on ju ka neid olukordi, kus ka mina isiklikult, ma arvan, et me kõik oleme olnud selles olukorras, et oled kuskil koolitusel ja siis tuleb midagi teha või tuleb mingile küsimusele vastata, sa oled nagu ma ei kuulnud või ma ei märganud või ma ei saanud aru, onju, et loomulikult tagasilugemine ja küsimine, see kõik on omal kohal ja seda tuleb ka teha, aga lihtsalt, et sa jääd sinna mõtlema oma mõtteid kuskile ja siis ups, Jah. oota, kuidas see käib. Et meil koolitused on ka niimoodi üles ehitatud, onju, et sa pead oskama kaasa teha lihtsalt, sest muidu või noh, nagu kuulama, sest muidu sa ei oska seda harjutlust läbi viia, onju, ja siis polegi sellel üldse mingit pointi, kui sa ei oska seda harjutlust sellel põhimõttel läbi viia, mis nagu üles seatud on ju. Et ma arvan, et selle läbiviimise taha nagu see meie poolt ei jää, et meil on päris palju praktikat selles osas ja isegi kui me ise arvame, et meil on arenguruumi hästi palju, siis see inimene, kes seal kohale tuleb, siis tema jaoks see tundub väga nagu kõrgtasemel kvaliteetne. Et me ise oleme kriitilised enda vastu niikuinii,
aga üldiselt olen seda nii palju teinud, et see tase on väga hea. Nüüd see, mis eraldab seda, kes nüüd sellest asjast võtab nagu, kes läheb koju ja midagi muudab, see sõltub puhtalt 100% alati sellest inimesest, kes sinna tuleb, mismoodi tema sinna tuleb, mis suhtlusega sinna tuleb, palju ta märkmeid teeb, palju ta küsimusi küsib, palju ta kaasa teeb, palju ta kaasa mõtleb, kas ta on nurgas või ta proovib ise 100% selle inimese enda teha. Ja nüüd see, mis hiljem juhtuma hakkab, selle jaoks on kõik asjad olemas meil. Meil on kõik vahendid loodud selle jaoks, et see üks koolitus ei muuda mitte midagi. Meil on vaja pikemaajaliselt tegeleda iseenda arendamisega. Selle jaoks meil ongi need podcastid, akadeemiad, võimalikud pikemad programmid ka, et aidata seda praktiseerida siis, kui tulevad ette raskused, hakkavad tuleb takistused ette, mida siis teha. Mentordamisest kuni coachinguni välja, on ju. Et see on tegelikult see, kus sa lõpuks need asju teed. Ja oluline ei ole isegi mitte see, et sa kasutad meid asjad, sa ise arendad, arenguvõimalusi on hästi palju. See, kuidas meie siia jõudsime, me ise arendasime ennast. Mitte keegi teine ei tulnud öelda, et sa Remo pead tegema seda asja. Ei pea, ise tuleb teha. Ja see on tegelikult see, kuhu me tahame inimesi aidata, et nad tegelikult ma ei taha, et keegi oleks meist sõltuv kuidagi moodi. Et me tahame täpselt samamoodi, nagu ma ütlen klientidele alati, et nii nagu me käisime Afganistanis, siis me tahtsime tulla kunagi koju. Me ei tahtnud sinna jääda elama. Me tahtsime sinna minna, aidata sellel meeskonnale, kellega me koos seal tööd tegime, aidata kohaliku ala muuta turvalisemaks ja samal ajal anda neile tööriistasid, et nad saaksid iseseisvalt rohkem hakkama. Ilma meieta. Ja see ongi eesmärk. Ehk siis need tasuta seminarid, need YouTube'id, need on mõeldud selle jaoks, et arendada iseennast ilma meie abita. Ja selle poole me liigume, et selliseid võimalusi oleks võimalikult palju, võimalikult soodsalt. Ja mulle hullult meeldib see ka, et te olete teinud võimalikult palju ja tulevikus teeme veel rohkem, et ennast nagu kättesaadavaks teha, et teie poole kui instruktorite poole võib ka tegelikult niisama pöörduda siin Facebookis, LinkedInis, Instagramis oma ükskõik mis küsimusega, et ei ole see ainult, et tule maksa koolituse eest ja siis ma vastan su küsimustele, vaid et te tegelikult olete kogu aeg olemas ja see mulle väga meeldib, et on näha seda suuremat missiooni seal taga, vaata. Neid küsimusi, mis ma niisama vastanud olen siin inimestega rääkinud tundide kaupa ja mitte midagi ei ole küsinud, siis no neid on ikka kõvasti. Et ma soovitangi, ma panen siia selle lingi ka, me ei ole ammu ju reklaamid ka, tegelikult meil on Slack, kus on võimalik tulla ja lihtsalt küsida nii palju küsimusi, kui jaksate. Et siin on see kogukond, ma selle lingi ka siia ja tulla küsida, rääkida. Meil on kõik instruktorid siin olemas ja seal on väga palju arutelusid, väga palju inimesed räägivad omavahel, kirjutavad mulle otse ja saavad vastuseid. Nii et need võimalusi on alati. Mulle meeldib see ütlus, et see, kes tahab, või see, kes ei taha, leiab alati mingi põhjuse, mingi asja, miks mingi asja mitte teha. Või et tal on mingi probleem, tal on mingi asi. Ja nüüd see inimene, kes tahab, siis see leiab alati viisi, kuidas teha asju. Ehk siis kõik on ikkagi nagu ikka siin. Et kui kellelgi ei ole raha, kellelgi ei ole vahendeid, siis ta leiab selle viisi, kui ta seda väga-väga tahab ja otsib. Ehk siis ta peab katsetama lihtsalt seda. Nõus. Ja kõige lihtsam ongi koos töötada enda inimestega, kes tahavad muutust luua. Enda elus, enda ümber. Nii, vaikselt hakkab meil tunnike täis saama. Tahad sa midagi veel lõpusõnadeks anda? Minu soovitus on igal juhul tulla meie avalikule koolitusele nagu reaalselt. Lihtsalt tulge sinna. See on üli-epic. Tõesti epic koolitus. Kõik need 3 tükki, mis siin suvel on. Need avalikud koolitused on maksimaalselt soodsa hinnaga. Ja seda keegi kahetse, ma ütlen seda. Kõik, kes kohe tulevad, ei kahetse seda absoluutselt üldse nagu. Et soovitan tulla, meil on hunnik ägedad inimesi, hunnik ägedad osalejaid. Teistest ettevõtetest, emasid, isasid, vendasid, õdesid, lihtsalt ägedad inimesi. Nii et ma ei tea ühtegi head põhjust, miks keegi peaks tulema nagu lihtsalt. Et jah, ma ütlekski seda lõpuks, et tulge.
tulge lihtsalt sinna kohale ja vaadake, valige endale sobiv aeg, kuupäev ja tulge kohale. ma panin selle lingi siia kommentaaridesse, kust meie need avalikud koolitused üles leiab täna õhtul. Nii on veel viimane aeg siis lahingmatale registreeruda, sest see toimub juba laupäeval. Aga mina omalt poolt tahan öelda siukse toreda mõtte, et Remo ütles küll, et noh, et tulge kohale, et ei kahetse, et seal lähemal lähedad inimesed onju. Et üks asi, mida mina olen ka viimasel ajal ise ka nendel koolitustel ja üldse teistel koolitustel ka osaledes märganud, et asi ei ole ainult selles, mida seal koolitusel õpitakse, vaid sa saad palju rohkem juurde, saad enda kohta nii palju teada erinevates situatsioonides. Näiteks me võime küll õppida, kuidas mingit tagasisidet anda või kuidas üks-ühele vestlust pidada, aga samal ajal sa saad aru üldse, et kas sa julged esineda, kas sa julged suu lahti teha või erinevad situatsiooniharjutused, mis meil on. Üks asi, et õpetab küll meeskonnatööd või kuidas asjad lihtsad hoida, aga teistpidi sa just vaatad, et kuidas sa üldse käitud niisuguses olukorras, kas sa lähed endast välja või sa tõmbud endasse, jätad teised inimesed juhtima või sa võtad selle, et davai, ma nüüd lähen ise peale, onju. Et sa õpid enda kohta palju rohkem kui ainult see, mida see harjutus või see teooria seal õpetab, et sellepärast kust tulema ja inimesed on alati meil koolitustel olnud väga toredad ja toetavad, nii et see on niisugune päev, mida ise ei oskagi aru saada enne, kui oled käinud ära. Absoluutselt. Ja kui kellelgi on veel siin küsimusi, meil 10 inimest vaatab veel, et kellelgi on küsimusi, siis küsige, vaatame hiljem, kui me siin ei jõua, aga igal juhul jah, ma arvan, et see on niisugune, nagu me nimetame seda elamuskoolitus on see, mis tuleb. Ja tegelikult see klassiruum on samamoodi, pakub elamust, lihtsalt FTX ja matk lähevad rohkem sinna kategooriasse. Kuna nad on praktilisemad, aga igal juhul kõik need brandid, mis me teeme, online'id, internetid, Youtube'id, igal pool on olemas juba tasuta nii palju programmi, et saate tegelikult tutvuda nii palju kui jaksate, et aru saada, mida me teeme. Ja loodetavasti ka siis meie tulemused, mis me teeme muul ajal näitlikustavad teile siis seda demonstratsiooni, mis on võimalik teha vähemalt, kui neid printsiipe kasutada. Ehk siis jah. Et kes tahab midagi sarnast kopeerida, kui nagu meie teeme nii-öelda oma elus, eraelus või siis töökeskkonnas, siis tulge ja kuulake ja vaadake, mida te saaksite üle kanda. Jah, kohtume siis järgmisel korral. Davai, tšau. Davai, aitäh kõigile, tšau.